Tere! Mina olen Kalju Tamme ja ütleme nii, et ma olen siis ei keegi oma suvaline inimene tänavalt. See on kõige parem. Ja miks ma enne seda tutvustan, ongi see, et viimasel ajal nüüd on hakatud meid maha tegema. Kutsutakse meid soolapuhujaks ja nii edasi. Ja eesmärk ongi selles, et inimesed, kellel on autoriteet nende tiitlitest tulenevalt, väidavad absurdseid asju. Ja paraku on see, et Eestis on kombeks uskuda autoriteeti tihtipeale nagu pimesi. Ja ma olen kõikides oma varasemates esitustes ka seda üritanud nagu välja tuua, et mõelge, et mul on 2-aastane laps või keskkooli laps või unustage ära, kes ma olen. Ja mida toob endaga kaasa autoriteedi pimesi uskumine? Ameerikas 2014 aastal, minu teada, võib-olla ma olen aastatud mööda, aga toimus selline asi nagu Strip Church phone call scam. Ja see nägi endast välja sedasi, et helistati restorani juhatajale ja siis öeldi, et ma olen politseist ja siis öeldi, et üks tema töötajatest on toime pannud varguse ja asi lõppes kas alaealise või just täiskasvanud saanud töötaja seksuaalse väärkasutamisega. Ja lihtsalt sellepärast, et inimene uskus, et autoriteetne inimene talle telefonis helistas. Ja sellepärast ei tohi uskuda inimest lihtsalt pimesi seetõttu, kes ta on. Et unustage ka minu puhul ära, kes ma olen, vaadake ainult neid fakte ja väiteid, mida ma esitan, ja kes mina olen, see ei oma nende puhul mitte mingit tähtsust. Ja kui keegi tunneb, et ma ajan jama või ma kuskil peatein, siis palun kindlasti küsige ja ma pärast seletan. Et see oleks nagu üks asi, mis ma tahaks kindlasti üle kõigil südamele panna. Aga nüüd teema juurde tagasi. Et jällegi tuuleenergia assotsiatsioon ise tahab suure hurraaga reklaamida, et meil on juba 700 pluss megavatti võimsust tuulele. Ja sellega toodeti 895 gigavatt-tundi energiat. Nii, mida ennem Margus rääkis või kasumlikkusest? Kasumlikkus saadaksegi sedasi, et võetakse nominaalvõimsus ja siis see korrutatakse maksimaalsete tundidega, ehk siis aastas selle 8700 tunniga ja saadakse, kui palju oleks pidanud nagu 100% see tuulepark tootma. Ja Eesti tuulikud oleks sellise arvutusjärgi pidanud tootma 6132 gigavatt-tundi. Sest 700 korda päevade arv, korda tundide arv. Saate sellise numbri. Kes tahab kohe kalkulaatori järgi proovida, ei ole väga raske arvutus. Nii. Ja siis, kui me jagamegi selle 895 jagatud 6000, me saame ainult kasutegudest 14,5%. See on nende enda numbri, mida nad reklaamivad suure hurraaga. Siin on ka selles mõttes minu poolt, ma tean, miks see protsent on väiksem kui see 20, mida Margus näitas, sellepärast, et sinna lisandus umbes 200 megavatti just eelmise aasta lõpus, aga see ongi see, kui nad tahavad teile head numbrit reklaamida 700 näol, siis nad näitavad seda, kui nad tahaksid, ma ei tea, kuidagi moodi ausmad olla, siis nad ütleksid, et mingi 500 või midagi taolist. Aga isegi kui see on 500, siis saategi siis selle asemel ainult mingi 20%, 21-22. Ühesõnaga jääb ikkagi sinna halva varianti. Räägime nüüd siis natukene salvestusest. Jällegi saate kõik ise proovida järgi. Eesti keskmine tarbimine 1000 megavatti, nädalas on 7 korda 24 tundi, järelikult oleks vaja nii palju megavatt-tunde. Tesla megapaki mahtuvus 4 megavatt-tundi, jagame 168 000 4-ga läbi, see on meie 42 900. Ühe megapaki hind 1,4 miljonit, palun 59,6 miljardit. Eesti riigi maksutulu 11 miljardit, kokku läheb puhtalt Eesti riigi maksutulusid
5,4 aastat selleks, et saada akusalvestus. Akusalvestus ei anna teile mitte mingit tootmisvõimekust, see on lihtsalt energiasalvestus. Ja see on jutt on 1 nädalast. Rõhutan, 1 nädal. Ja akude eluiga on võib-olla, ma ei tea, 10 aastat, ühesõnaga pool maksukulust kogu aeg panga elus hoidmiseks. Lähme siis teise variandi juurde, hüdrosalvestus. Võrtsjärve pindala 270 kilomeetrit, keskmine sügavus 2,8 meetrit, nendest 2 arvust me saame ruumale välja arvutada, kõrgus merepinnast on 3,5 meetrit, potentsiaalse energia valem MGH, mahust me saame kätte massi, saame see M kätte, H on see, ja G on muutumatu konstant 9,81, kes teavad. Palun, teeme arvutused. Saame, et ühe Võrtsjärve potentsiaalse energia mahtuvus on 248 miljardit megatšauli. Tundub väga suur number. Aga kui me siis teisendame selle nädalased megavatt-tunnid, teisendame megatšaulideks ümber, selleks peame need 3600 läbi korrutama, sest ühes tunnis on 3600 sekundit, siis me saame, et meil on vaja 604 miljardit megatšauli. Jällegi, jagame läbi, saame 2,43 Võrtsjärve. Võite jällegi proovida. Aga termodünaamika teine seadus ütleb, et ükski protsess ei ole 100% efektiivselt, sellest tulenevalt siin tekivad kaod ja peaksime selle 2,43 vähemalt 0,8-ga läbi jagame, me saame juba 3 Võrtsjärve. Ja ka see pole veel kõik, sest Võrtsjärv asub siin, Läänemeri asub siin, meil oleks vaja see 3 meetrit nagu tasa teha, seda te ei saa, te saate heal juhul võib-olla poole saaksite sellest kõrgusest kätte ja siis me räägime juba 6 Võrtsjärvest. 1 nädala salvestus. Ühesõnaga see, mida Margus ennem ütles, et salvestus on võimatu, vastab tõele, see on võimatu. Nii, siis jällegi, Vikerraadios suured eksperdid käisid, rääkisid, et jutt 1000 tuulikust on absurd, et räägime 100 tuulikutest. No jällegi, nende enda numbrid, 700 megavatti, praegu 214 tuulikut, laane kokku 3800 megavatti, 3800 jagatud 700 korda 214, 1200 tuulikut. See ei ole minu väljamõeldis jällegi, nende enda numbrid. Antud juhul küll jah, on see, et need on võetud Eesti praeguste tuulikute järgi, suuremaid tuulikuid tuleks vähem, aga siiski me jääme sinna suurusjärgu 1000 juurde. Riigi tellimus pidi olema tegelikult 2800, aga ikkagi me jõuame sinna 1000 juurde. Ja need on need maatuulikud. Nii, mis nüüd puutub võrku, siis kui te vaatate, kõige suuremad need 330 kilovoldised liinid jooksevad just siin mööda Peipsit Tartusse ja teine suur trass läheb Tallinnasse, aga kui te vaatate, kuhu tuulikud plaanitakse ehitada, siis väga suur grupp tuleb siia ja siin on ainult üks liin, ehk siis siin tuleks kõvasti. Praegune võrk tuleb täiesti ümber ehitada viisakalt öeldes. Lihtsalt liinid ja pargid ei lähe kokku. Sest selle tolku sul on liinid, aga parke pole, kui sul on pargid ja liine pole. Ja siis praegu ma siin ees istusin ja nagu ma olen, siis mulle meeldib numbritega mängida ja siis vaatasin, et mis siis on tuulik versus soojusenergia katla. Kõige suurtemate tuulikute võimsus on 7 megavatti. Katla võimsus on 300–400 megavatti. Margus tõi välja, et Auvere 300, aga minu teada Eesti energiablokid on 400-sed, kui sinna kanti ühesõnaga, võtame 350 keskmiselt. See ei ole mingi imelik number katla võimsuse jaoks. Katla kasutegur on 90% umbes. Katlal on väga usaldusväärne, peab alati valmis. Tuuliku kasutegur, nagu enne näidatud, 20%. Ja siis vaatame, 350 megavatti korda 0,9 jagatud 7 megavatti korda 0,2. Me saame, et meil on vaja 225 teletorni suurust tuulikut, see võrdub ühe Auvere elektrijaamaga.
Jällegi, kui te tahate, võite proovida numbritega järgi, mina ei mõelnud seda välja, see on lihtsalt. Nüüd räägin natuke hinnast. Ma ei saa küll seda numbrit, mis ma teile nüüd ütlen, kindlalt väita, sest seda ma kuulsin Pärnus Harri Raudvere käest, kui ta ütles mulle, et ühe installeeritud megavati hind tuulikus on 1,2 kuni 1,8 miljardit. Ma ei mäleta, kas ütles 1,8 või 1,2 miljardit. Kui me võtame nüüd 7 megavatti, korrutame selle 1,2 läbi, saame 8,4 miljonit tuuliku hinnaks. Ja siis korrutame selle 280 või 225 läbi, me saame ligikaudu suurusjärgus 1,7 miljardit 350 megavatise võimsuse tootmiseks. Auvere jaam, nagu Margus enne väitis, oli 600 miljonit, 3 korda odavam. Lihtsalt mõelge sellele natukene. Kui Harri oleks olnud 1,8 miljonit, 1 megavatt, siis oleks 4 korda odavam uued Auvere jaamad ehitada. Kas te arvate, et selline elekter saab odav olla viisakalt öeldes? Plus veel muud asjad siin juurde, aga lihtsalt see oli jälle mul kiire arvutus, mida ma siin koha peal praegu tegin. Ja siis natuke huumorit. Jällegi suure hurraaga näidatakse meile, et kui palju lähiajal lisanduvaid tuuliku võimsusi on, 1600 on lähiajal lisanduvad, ja see kataks ära 1,4 miljonit kodu. Et nagu head numbrid, mida inimestele eksponeerida, 1,4 miljonit kodu, kui palju neist rahvaarv? 1,37 miljonit. Kelle need 1,4 miljonit kodu siis on? Lihtsalt natuke mõelda jälle, et minu jaoks tekkinud jälle natuke probleeme, aga ma ütlesin, mina olen soolapuhuja. Nii, räägime siis natuke veel mereparkidest. Et Saare 2 plaanitud 160 tuugenit, võimsus 2400 megavatti. Selle pindala peaks olema 250 kilomeetrit. Kes mäletab, kui suur oli Võrtsjärve pindala? 270, ehk siis ainuüksi see park, see esimene park on Võrtsjärv. Ja kokku tahetakse teha 15 000 megavatti. Ehk siis 6 korda nii palju nagu esimene, ehk siis 6 Võrtsjärve tahetakse meile rannikule ehitada tuulikualadesse. Pange sinna veel 2 Võrtsjärve meil maa peale püsti. Siis vaatategi seda kaarti, et ma ei tea, siin Võrtsjärve suurel park, siin Võrtsjärve suurel park, siin Võrtsjärve suurel park, siin. No ja siin peal kuskil 2 tükki veel. Et mis looduse säästmisest meil räägib ausalt öeldes? Meil ei ole küll loodust, mida säästa pärast seda. Aga nüüd selle juurde, mille pärast siis kõik tulite meelde. Et te kuulete, kuidas räägivad targad füüsikuprofessorid ja akustilistest lainetest ja nii edasi, kes ütlevad, et see, mida mina räägin, on soolapuhumine. Aga jällegi, ärge uskuge lihtsalt autoriteeti, vaid vaadake, mis nad teile täpsemalt räägivad. Et see, mis mina praegu räägin, ongi, et jah, infraheli on akustiline laine, see põhimõtteliselt koosneb 2 alast, kõrge tihedusega ala ja madala tihedusega ala, ja sinna vahetuvad ja sedasi see laine liigub. Tavaliselt seda kujutatakse ristilainena, kus näidatakse üles-alla liikumist. Ja miks see ohtlik on, eriti tuulikute oma? Üks hetkel. See on siin nagu kogu see spekter, et see, mida professor Jüri Lavrentjev ütles, vastab tõele, et infraheli on akustilise spektri lihtsalt kõige esimene osa. Vastab täiesti tõele. Aga see ei tähenda, et kõigil neil osadel on samad omadused. Nad on sama asi, selles mõttes sama asja eri osad, aga neil on erinevad omadused. Ja see tuleb näiteks sellest, et selleks, et mingit heli blokeerida, peab olema takistuse paksus, peab olema sama suur, nagu on lainepikkus. Ja kui te vaatate, siis siin on see lainepikkus palju suurem kui siin või siin. Ja see siis tähendabki seda, et selleks, et infraheli blokeerida, te peate kasutama palju maksamat lainet või takistust. Ja akustika reegel, lähenemine reegel ütleb seda, et
takistus peab olema sama lai, kui pikk on laine pikkus. Kui meil on 1 hertz laine sageduseks, see tähendab ühte lainet siit siiani sekundis, heli liikumiskiirus on 340 meetrit sekundis, ehk siis selleks, et 1 hertsist lainet blokeerida, te peate ehitama tõkke läbimõõduga 340 meetrit. Kui me räägime kuuldavast helist, mis on 20–16 000 kilohertsi, siis inimesele kõige parem kuulmine on see 3–4000 hertsi juures ja seal siis jagage 340 jagage 3–4000 läbi, te saate mingi 10 sentimeetrit. Sellepärast te saategi tavalise seinaga inimesel kuuldavat heli blokeerida, aga infraheli ei saa. Nagu te näete, tegemist on sama akustilise lainega, aga lihtsalt nende erinevatest omadustest tulenevalt nende erinev käitumine, ehk siis takistuse läbimine. Nii, järgmine asi. Akustikas alati kasutatakse andmetöötlust. See on lihtsalt sinna sisse vajalik, sest füüsikaliselt sa ei saa mõõta erinevaid sagedusi, sa pead mõõtma kogu rõhulangust ja see rõhulangus moodustub kõikide sageduste kumulatiivsel liitmisel. Ja siis te saategi üldise laine ja siis sealt lainest teatud tähtsuse, antakse teatud tähtsus, teatud kaalumine erinevatele sagedustele. Ja need kaalumised on siis sellised, et on A kaalumine, C kaalumine, Z kaalumine on põhimõtteliselt lineaarne. A kaalumist kasutatakse üldiselt kõige rohkem. Aga A kaalumine on mõeldud kuuldava heli jaoks. Kuuldava heli jaoks. Infraheli tähendab oma definitsioonist kui mitte kuuldavat heli. Seega, te üritate mõõta midagi millegiga, mis on mõeldud millegi muu jaoks. Ehk siis, see on sama nagu te üritate vett tassida sõelaga. Jah, riisi saate tassida, see kuuldav heli oleks see riis, aga vett ei saa tassida sõelaga. Ja sellepärast ongi väga palju uuringuid valed. Ja need samadele valedele uuringutele, siis tihtipeale need professorid, eksperdid, autoriteedid oma jutu põhinevadki. Kui te kuulate nende esinemisi, siis nad ütlevad teile väga pinnapealset juttu, keegi neist ei lasku sellistesse asjadesse, nagu mina siin teile praegu näitan, ja siis ütlevadki, et akustiline heli levib lainena ja nii edasi ongi kõik kurra järel tohutu. Aga natuke sisse vaadates ei ole. Nii, siin tabelis on siis näha erinevad tulemused, mis juhtuvad siis, kui kaalud A-ga. See kõige tumedam ala on see, mis sa saad A-kaalumisel, mida võtab nagu arvesse A-kaalumine. Ja te näete, et see ütleb teile detsibellideks, 20-30 detsibelli. See on põhimõtteliselt olematu. Aga tegelikult kogu akustiline energia on see hele ala siin. Te näete, et see hele ala võrreldes selle tumeda alaga on väga palju suurem. Ja seda ülejäänud osa üldiselt uuringud lihtsalt ei arvesta. Jah, kasutatakse ka DBG kaalumist. DBG kaalumine on niisugune väga imelik asi minu arvust, et see on ainult 2 kohas tegelikult adekvaatne, 10 hertsi ja 31,5 hertsi. Ta on niisugune väga kiiresti läheb. Ala hindab kõik, mis on alla 10 kõvasti ja kõik, mis on üle 31 ja see, mis on 31 ja 10 vahel, seda ta üle hindab. Aga see on parem kui A-kaalumine, seda kindlasti, aga siiski täiesti vale. Sest DBG kaalumine jätab arvestamata ikkagi kogu selle ala. Ja te näete, et siin see energia on tohutult suur võrreldes sellega. Ja detsibellidest tuleb veel sellest aru saada, et detsibelli skaala ei ole lineaarne skaala. Lineaarne skaala, te mõtlete, et 60 ja 70 seal vahe on mingi 10-15%. Detsibellidest 60 ja 70 vahe on 10 korda. 70 ja 80 vahe on jälle 10 korda. Ehk siis 60 võrreldes 80-ga on vahe 100 korda. Kuna Belli skaala ongi logaritmiline skaala ja detsi on 1/10 logaritmiline skaala. Jällegi pole minu väljamõeldus, mis tahab vaadake järgi. Jällegi üks asi, mida need suured professorid ei räägi, on see, et tuulikulaine
ei ole tavaline selline laine, mis esineb tavaliselt looduses, ta on täiesti teistsugune. Nimelt on harmooniline laine või on harmooniline jadalaine. Harmoonilise jadas on see, et kõik sagedused on eelneva sageduse integraal kordajad, ehk siis täisarvulised kordajad. Kui esimene sagedus on 1 hertz, teine sagedus on 2 hertsi, kolmas sagedus on 3 hertsi ja nii edasi, seal ei ole 1,5 hertsi sagedust vahel. Ja selle tulemusena juhtub siuke asi, et siia alla, algusesse ja lõppu moodustuvad väga suured rõhumuutused. Ja nende kahe vahe määrab ära põhimõtteliselt selle, kui tugev on see mehaaniline löök, mida see laine on võimeline edastama. Ehk siis, erinevus ongi see, et kui ma liigun siit kõrgest rõhust väiksele rõhule, siis on see, et väga lühikese aja peale ma annan kogu energia teile üle. Kui te mõtlete, kui ma panen teile käe vastu ja vajutan teile lihtsalt nagu rahulikult peale, te ei saa ainult. Aga kui ma kogu oma raskuse teile 0,1 sekundi jooksul peale panen, te saate vägagi ainult. Et see on täpselt see, et kas ma löön teid või ma lihtsalt vajun teile otsa. Et sellepärast on see tähtis, et just need kaks asja arvesse võtta. Ja siin on jällegi näha, et milline näeb see kumulatiivne mõõdetud laine kuju või välja nähe. On ikkagi näha väga tugevad suured kõikumised amplituudis, just rõhu amplituudis. Aga milline näeb välja valge müra, millega tuuliku infrahelil meeldib võrrelda? Kui tuuliku laine näeks selline välja, siis müralaine on mida iganes sinna. Kõik sagedused liituvad ja nende tõttu, kuna faasid ei ole kuna ülerõhud ja alarõhud ei ole samas hetkes, siis seetõttu need hakkavad üksteist nagu maha võtma, nad hakkavad vähendama seda maksimaalset muutu ja seetõttu on laine nõrgem. Laine efekt teile on nõrgem. Nii, milline näeb välja müra sonogramm? Y-teljel on tihedus ehk hertsid, X-teljel on aeg ja siin värvidega näidatud nagu tugevus, intensiivsus. Ja te näete, et müral on kõik siuke sodipodi. Siin ei ole midagi nagu väga kindlat, ei paista välja. Ja siit kõrvalt on ka seda näha, et ei ole just väga kindlaid asju. Siin on mingi väike piigikene, siin on, aga need ei ole nagu infrahelis isegi mitte. See siin on 50 hertsi muideks. Aga milline näeb välja tuuliku tehtud heli? Vot selline. Kui te vaatate, siis te näete kohe, et joonistuvad välja väga konkreetsed jooned. Ja siin graafikul näevad need jooned välja sedasi. Mis selle erinevus ongi see, et kogu energia, praktiliselt kogu energia asetub nendele joontele. Ja need jooned on omavahel harmoonilised, ehk nad liituvad. Ja täpselt samal ajal nad koos lahutuvad, ehk siis nad teevad väga kõrge amplituudi ja väga väikse amplituudi. Ja see ongi see, miks see tuuliku tekitatud heli on väga spetsiifiline. Et kogu see energia liigub väga kindlas süsteemselt. Ja looduses üldiselt ei ole kindlaid süsteemseid nähtuseid. Merekohin ei ole teil nagu süsteemne, et kord on see laine nii suur, kord on see laine naa suur, kord tuleb see üks hetk hiljem ja kord aeglaselt ja nii edasi. Nagu eelnevas sonogrammis näitasin, müraheli on teistsugune. Aga millega siis harmooniline heli sarnaneb? See on müra, see on tuulik ja see on inimese laulmine. Nagu inimene, kes hoiab ühte kindlat tooni. Te näete, et tuulik ja see tooni hoidmine on tegelikult sarnased, aga müra on täiesti erinev. Ja mis juhtub pokaaliga, siis kui te pokaali pihta ühe tooniga pikka aega laulate, see pokaal endab pilvastaks. Sellepärast, et see energia salvestab pokaali ja tekivad oma sisekontimised ja nii edasi ja see asi endab pilvastaks. Kui te lihtsalt selle pokaali vastu karjute, siis see pokaali põhjustab mitte midagi, kõvemini ka karjada kui selle ühe tooni hoidmisel. Et see on erinevus. Miks ei saa võrrelda tuuliku müra või tuuliku heli tavalise müraga? Jällegi, kõik need suured akustikaeksperdid, kes on esinenud viimasel ajal, nad ei räägi sellest mitte midagi. Nad lihtsalt ütlevad, kõik on üks sama asi, et kui kuulda ei ole, pole probleemi. Nii, aga lähme veel edasi. Tegemist on Ameerikas läbi viidud uuringuga, kus siis mõõdeti
60 tuulikuga parki, seal olid suhteliselt väiksed tuulikud, 1,6 megavatti, 40 meetrise lavaga. Meile tahetakse ehitada üle 80 meetrise lavaga tuulikuid. Ja esimene mõõtepunkt oli 13 kilomeetrit, teine oli 54 kilomeetrit, kolmas oli 90 kilomeetrit, neljas oli 126 kilomeetrit. Mõõdeti väga heade aparaatidega ja mis olid tulemused? Nii, kas siin joonisel on näha midagi sarnast tuulikuga? 3,5 peal, 2,5 peal, 1 peal. Ehk siis selgelt on näha jälle see harmooniline jada. 13 kilomeetri kaugusel mõõdeti ära selge harmooniline jada. 54 kilomeetri kaugusel mõõdeti need ka ära. Ehk siis tulla rääkima meile mingit juttu 2 kilomeetrist. Andke andeks, see on absurd. Kui keegi tuleb teile ütlema, et 2 kilomeetri pealt ei ole enam kuulda või tunda, no 13 kilomeetri pealt kuuldi ja tunti ja 54 pealt ka kuuldi ja tunti. Et noh, jällegi nad ei tea, mida nad räägivad lihtsalt öeldes. Ja mida see siis tekitab kokkuvõttes? Ma loodan, et ma nüüdseks olen andnud teile piisavalt infot, et ise otsustada, kas tuulikud tekitavad omapäevad heli või mitte, aga on selline nii-öelda haigus nagu vaad, vibroakustiline disease, ja siis selle tulemusel, et kui sa oled sellele natuke aega paljastatud, siis sa oled, ma ei tea, tujumuutused, kõhulahtisused, südamepõletused, või kõrvetamine, mida iganes, kus kutsutakse, natuke hullemaks läheb, siis tulevad juba valud, väsimus, seenhaigused, ja mis siin kõik veel on, et valu ja veri uriinis. Ja kui asi läheb väga hulluks, siis hakkavad sisemised verejooksud tekkima ninas. Mingid kõhuhaigused, hemoroidid. Et jah, need on need, millega te riskite, kui te olete pikka aega väga tugeva heli juures. Jällegi see ei ole minu välja mõeldud. Ja jällegi, et see info pärineb küll lennutehnikute uurimisel, kes olid paljastatud tugevale helile, aga miks peaks arvama, et tuulik, mis on vähem looduslik, heli, nagu me näitasin, peaks paremini mõjuma. Ei ole loogiline järeldus. Aga kuidas teile siis müüakse seda juttu, et infraheli ei mõju midagi või et kõik on korras? Üks asi, mida Kliimaministeeriumile meeldib tuua, on see, et suur põhjalik Soome uuring. Räägime siis sellest suuresti põhjalikust Soome uuringust. Esiteks, saadakse, et helitase oli, ma ei tea, tugevalt alla normi, et oli mingi 40 kokku vist. Milles probleemid olid? Esiteks, ühtlustati või nagu võeti keskmine üle pika aja, aga tuuliku signaal tulebki nagu impulsidega. Ja kui sa võtad impulsi ja mitte impulsi aja võtad kokku, sa saad tugevus palju väiksem, kui päriselt on impulsi tugevus. Ehk siis jällegi, kui ma virutan kellegi vastu vahtimist ja siis vaatan 3 sekundit pealt, siis 3 sekundi jooksul keskmine rõhk, mida ma tal avaldasin, ei ole väga suur. Kas ta haiget sai või mitte, otsustage ise. Et see on see, kuidas tehti nagu vale metoodikat. Teine asi on millegipärast väga imelik arusaam, et mida sa ei kuule, see seda haiget teha ei saa. Täpselt sama asja julges väita jällegi üks füüsikaprofessor. Kus selle põhjendus on? Sellel ei ole põhjendust. Nagu teadusliku põhjendus ei saa olla see, et autoriteet ütleb, et nii on. Tema võttis selle arvamuse tõenäoliselt sellest, et WHO-s on mingi ajast ja arvust arusaam, et nii kaua kui infraheli tunda ei ole, nii kaua selle viga ei tee. Te ei tunne ka radioaktiivsust. Te tunnete alles selle tagajärgi, üks hetk, kui te hakkad oksendama ja maha surete, siis te tunnete tagajärgi. Kas see tähendab, et radioaktiivsustel ei mõju? Teda ei ole olemas. Viirust ka ei näe ju. Just nimelt, täpselt, et ma ei tea, mitte inimestest on viirust näinud või mitte inimestest on baktereid näinud või see, et ei näe või ühesõnaga, see, et ei tunne seda, te ei näe seda, te ei maitse seda, te ei katsu seda, ei näe, et seda ei ole olemas. Aga millegipärast nagu infrahelil lähtutakse sellest imelikust loogikast, et jah.
Ja jällegi tõenäoliselt kasutati seal DBA-d või DBG-d, mis ka alahindavad taset. Ja siis ongi 3 põhilist väidet, et tuuliku infraheli ei ole eristatav. Ma arvan, et kui ma teile nüüd näitan uuesti sonogrammi, te tunneksite kohe kõik tuuliku infraheli ära võrdes muust mürast. Tuuliku infraheli ei levi kaugele. Kui sa mõõdad kuuldavat heli ja siis ütled, et infraheli ei mõju kaugele, siis ei mõjugi, kui sa ei mõõdagi infraheli tegelikult. Siis sa ei saagi leida sealt infraheli, kui sa mõõdad kuuldavat heli. Ja nagu ma näitasin, tegelikult õiged uuringud näitavad, et mõjub küll ikka väga kaugele, 54 kilomeetrit tuvastas ilusti ära. Ja tuuliku infraheli tase on madal. Jällegi, kui sa tassid vett sõelaga, siis sa saadki, et sul ongi väga vähe vett seal sõela sees. Kas selles on midagi viga sinu metoodikas? Minu arust on. Et see ongi see, et esiteks, kui teie juurde peab keegi rääkima, just nimelt seda, et ei ole võimalik eristada, siis palun öelge, et näiteks teile tuuliku ja mingid muud sonogrammi ja vaadake, kas te ei ole võimelised eristama. Jällegi, kui räägitakse teile, et ei levi kaugele, küsige, mis metoodikat kasutati. Kas kasutati kaalutud või lineaarset DBA-d, ehk siis kas kaalutud rõhutugevus või mitte. Ja siis ka, et kas oli võetud otse mingi sekundisagedusega või oli võetud ikkagi mingi 10 minuti ühtlustatud. Kõik oleneb metoodikast paraku. Ja see olekski siis praegu minu kui mees metsas poolt kõik, et veel kord, et autoriteetimusse midagi